Täna oli siis see päev, kui Harju maakohus tegi teatavaks kohtuotsuse esimeses kohtuastmes. Alustuseks oli kohtunikul Katre Poljakoval välja tuua kurb uudis menetlusosalistele, sest ta ei hakanud saalis teatavaks tegema motiveeritud kohtuotsust, vaid esitas resolutiivosa. Kuidas aga see kõik alguse sai? Perekond Sildaru rahade jagamise kohtusaaga ajalugu on pikk, ulatudes aastasse 2020. Nimelt 11. juulil tegi Harju maakohus määruse, mille alusel arestis MTÜ Kelly ja Hendri suusaklubi arvel olevad 21 207 eurot ja 81 senti. See oli summa, mis siis leidis dokumentaalset tõestamist. Kuigi algselt süüdistati Tõnis Sildarut miljonite kõrvaldamises suusaklubi arvelt, mis sinna laekunud Kelly sponsorlepingute pealt. Ehk siis isa tegi erinevaid tehinguid oma tütre kahjuks. Süüdistuse kohaselt pööritati seda raha ka näiteks investeerimiseks. Selleks, et raha laekumised oleks selged, käsitleti kohtusperioodi aastast 2014 kuni 2019, kus spordiga seotud tulud olid natukene üle 1 000 000 euro, kulud aga 400 000. Algselt kuulus sinna ka kahtlustusse füüsilise vägivalla juhtumid, aga need siis tõendamist ei leidnud. Kokkuleppele kumbki osapool minna ei tahtnud, seega Harju maakohus mõistis täna Tõnis Sildaru eriti suures omastamises süüdi ja karistas teda 2,5-aastase vangistusega 2-aastase katseajaga. Samuti tuleb tal tasuda juba kõneks olev summa 211 207 eurot, mis on kohtumäärusega suusaklubi arvel olemas. Ta peab kandma ka enda ja Kelly Sildaru menetluskulud, mis on kokku üle 176 000 euro. Tõnis Sildarul endal hakkas peale otsuse väljakuulutamist aga väga kiire. Kas tuleb operatsioon? Ma arvan, et võtame selleks natuke aega. Aitäh. Ja praegu ikkagi väga tõsine süüdistus. Lausa tingimisi värv. Sa ise naerad selle peale. Ma küsin sinu käest. Miks sa ise siis naerad, kui sa ütled, et on tõsine süüdistus? Ei, aga sa oled suhteliselt heas vormis üle lõbus. Kõik hästi. Selle otsusega võib tõepoolest väita, et Kelly Sildaru poolne seljavõit, keda ise täna kohtus ei olnud. Minu klient, tema ei saanud hetkel siia tulla, et tal on tähtsad asjatoimetusi täna. Et ma ei tea tegelikult, kus ta on. Olete talle juba tulemus ette teatud? Ei ole jõudnud hetkel veel teatada, et just hetk tagasi tuli, aga ma kahtlustan, et ta vist jõuab lehest enne lugeda. Olles täpne, siis kohus selle hagi tõepoolest siis nii Tõnis Sildaru kui ka siis selle suusaklubi suhtes rahuldas. Ja selles mõttes jah, et täpselt sellist otsust me ka ootasime, et 2 kotste osas kohus leidis, et nad ei vastuta selle kahju eest seda, et kas me jääme sellele vahesemalt olnud positsioonile, et ka need isikud peaksid selle kahju eest vastutama või mitte, et eks seda siis saab otsustada siis, kui saab tutvuda selle kohtuotsuse põhjendustega. Sama kehtib ka prokuratuuri vaatest, kõik põhilised süüdistuspunktid jäid püsima. No ma ei ole pikka otsust veel lugenud, et tõepoolest see süüdistuse paragrahv jäi püsima, et otsus, kui tuleb, siis selle järgi prokuratuur alles otsustab, et kas me kaebame midagi edasi või mitte. Üks pool on see rahaline pool, teine pool on see konkreetse karistus, mis siis Tõnis Sildarule määrati. Kas sellega on prokurör rahul? Ja ma arvan, et karistuse peale prokuratuur kindlasti ei kaeba. Et siin võib tulla siiski mingit nüansse, mida te veel kaalute pärast pika otsusega tutvumist? Nagu ma ütlesin, et ma ei ole pikka otsust näinud, et ma selles mõttes ei ütle ei ega jaa, et ma ei saa hetkel kommenteerida, et kas me kaebame. Kas see kuritegu oli siis ikkagi ilmselge, et seal ikkagi kasutati ära täpselt seda sellist positsiooni, kus siis isa siis lapse kontoga tegi ütleme siis tehinguid, mida ta ei oleks tohtinud teha? Seda saab lugeda jätkuvalt alles pikast otsusest, et kuidas kohus leidis, et see süüdistus on tõendatud. Kahjuks väga räpaseks on lugu kiskunud selles väga tublis spordiperekonnas. Siin täna küll esimeses astmes kohtuotsus on kõlanud, aga ilmselgelt see otsus kaevatakse edasi.